ajasime juttu 2 aastat tagasi, siis oli selle linnapea ameti algus. Mis nüüd muutunud selle aja jooksul? Ma arvan, mis mulle endale kõige rohkem rõõmu teeb, on see, et meil on realiseerumas suured plaanid vaba aja ja sportimisvõimaluste parandamiseks meie linnas, et selles valdkonnas ongi kõige suuremad muudatused toimunud. Aga mina pidin selle saate jaoks ennast harima ja esimest korda kuulsin, et tegelikult on Katariina käskinud selle linna ehitada ja et sellel on üldse väga tore planeering ja nii edasi, et äkki on selle kohta ka mingid legende ja midagi täpsemalt meile öelda? Meil on üks Ummamuudu liin ja meil on legende hästi palju erinevaid ja üks minu lemmiklegend on see, mismoodi kunagi kaugel ja vanal ajal olid 2 järve seal eemal Viitina kandis ja nendel järvedel polnud nime. Ja järved ei viitsinud seal enam sedasi ilma nimeta olla ja otsustasid, et nad tõusevad õhku ja rändavad nii kaua, kuni nad endale nime saavad. Ja siin kuskil siis üks karjatüdruk vaatas üles ja ütles, näe, tammul ja Vakla tulevad. Ja nagu ta seda ütles, potsatasid järved alla. Ja Tammula kaldale rajati linn. Ja siis, kui linn oli rajatud, siis linnale on jällegi nime. Ja linnapea kõndis ümber Tammula järve, mõtlesin, mis kurat ma sellele järvele nimeks panen. Kurat oli järvest välja, ütles, pane Võru. Linnapea ei julgenud kuradile vastu hakata ja nii saigi Võru. Suurepärane. Aga kuidas nüüd on linn täna suutnud säilitada ja hoida seda vana, mida mina just lugesin, et kõik need toredad kvartalid ja need vanad puumajad? Eks me ikka kogu aeg sellega tegeleme ja me tahame ikka toetada inimesi, et nad säilitaksid oma majad samasugusena, nagu nad kunagi on olnud. Eks see raske on praegu kindlasti, aga mu meelest me oleme väga hästi hakkama saanud. Kuidas selle linnarahvaga lood on, et siit nagu põgenema ei hakata, et lähevad nagu teistesse ja suurematesse linnadesse või hoopiski kaugele ära välismaale? Mul on tunne, et vee juurde tullakse ja vee juurest minnakse ja mu meelest on meil vingelt kihvid inimesed ja meil on väga palju selliseid inimesi, kelle üle me hästi uhked oleme.